See oligi nagu kõik ja kuna seal oli võimalik kohe niimoodi astuda, et mõnikord astusin ja olen üks soovitaja. Üks soovitaja on seal telgi sees ja see oli üks Räpina linnapea või vallavanem. Siis kutsuti Meelis Atonen ka kohale, Meelis Atonen, õige nimi on, mitte Atonen, vaid Atonen, sest ta on eestlane. Ei tohi öelda soomlased Atonen, vaid tohi öelda Atonen. Ja Meelis Atonen oli teine soovitaja ja tuleb käärata, kui Atonen Adose. Seda võiks käärata, seda mul ei õpetatud. Aga seda muuseas, et tuleb öelda Atonen, seda ütles mul üks mees hoopis, kellega ma hääletasin Türit Tartusse. Ja tema ütles, et ta oli kunagi armunud Meelis Atose Atoneni ülesse. Jütte, Meelis Atoneni Jütte oli armunud. Ja nad olid veel vist olnud koolikaaslased, mõlemad õpinud Tartus selles kutsekoolis, mis on seal Vanemuise tänaval. Kahjuks ma ei mäleta tema nime enam. Raul, tere, saabus uus külaline Raul Kalev. Vabandust kohe. See väga ei... Palju õnne teile. See on Raul. Tule istu ka. Siin on kõik Lõuna-Eesti luuletajad, välja arvatud Martin, kes ei ole luuletaja, aga ta on muidu tore inimene. Martin, sa oled tulevane Lõuna-Eesti luuletaja. Kuidas öeldakse selline... Minu meelest hariduspoliitika on persses. Siis integratsioonipoliitika on ka persses. Sest see on, ütleme, null. Kas on ka mingid muid anatoomilisi kehaosi? Kas mõni poliitika on ka kõrvas? Mitte nii imekaid, mis iseloomustaksid nende poliitikate olemust hetkel. Kas võiks öelda, et kirjanduspoliitika annab suhu? Ei. Mina olen apoliitiline. Apoliitiline, väga hea. Aga mina olen kontra. Jah, kontra, aga sa vastaks ka äkki Martini küsimusele, et mis see oligi, et ütle uuesti, et... Ma olen neist. Et mis sa arvad nagu Eesti elust üldse? Issand jumal. Ja poliitikast? Sellele küsimuse võimalik vastata, kas väga lühidalt või jäädagi vastama? Siis ma vastan, et jah. Ma tegelikult... Eesti elu on täpselt nii nagu oma Eesti inimese. Ja kui Eestil on nii palju toredaid inimesi, siis ma ei tahaks nagu kritiseeri. Mõni päev on sitem, mõni päev on parem, aga kui nagu võtta lagi noist päevist, mis on parem, siis nagu lihtsalt tuletad nagu sitemba päeva ära. Tegelikult neid sittu ei ole üldse olema. Tegelikult võid tävesti ette kujutada, et sittu inimesi ei ole olema. Ja siis enam-päev ongi nii. Kõlas natuke nagu Jaan Kaplinski selline... No näed. Mis on see... Üldiselt... Tahad samasugust? Võta aeg oksa. Sotsiaalpoliitika on ka persses. Äkki tahad võtta seda koos oluline? See on nagu tumakas. Veel küsimusi, Martin? Ma võtan ühe veel. Poliitika kui sääne on... See on täitsa okei. Ütleme, lääne suunal on okei. Ida suunal on tõsiseid möödalaskmisi. Jah, minu õde töötab Välisministeeriumis ja see on nagu väga huvitav, et Välisministeerium on Põhjamaade osakond, tema töötab Põhjamaade osakonnas. Põhjamuda? Põhjamaade. Seal on 3 eri osakond, üks on vist Rootsi, Island on koos. Ei, Rootsi on ikka eraldi. Rootsi on eraldi ja ma ei tea, Taani ja Island on koos niimoodi, vist 3 osakonda. Aga Venemaa kohta pole mitte ühtegi osakonda, kuna Venemaaga puudub välispoliitika lihtsalt. Ei ole kellegagi nagu asju arutada või nagu mingit suhted sõlmida. Et ma ei tea, meil suursaadik on Moskvas, aga see on ka enam kõik. Et välisministeeriumist Põhjamaadega tegeleb mingid 100 või 200 inimest. Aga Venemaaga ei tegele mitte keegi, sest Venemaa ei tunne huvi meie vastu, ta ei taha nagu tegeleda. Ütleme, et see on nagu poolest saadik persses välispoliitika.
aga muidu, et kas ma toon küsimus, kas keegi, vaata te olete ka loomeinimesed nagu õnn ja õnnetus on olnud alati see, et keegi on nagu ahistanud, et kas tänasel põhimõtteliselt. ja kas see on hea, et keegi ei ahista või vastupidi? ma saan küsimust väga küll, aga tahaks nagu teiste vastuseid enne. Ei pea. Kes vastab? Millele vastab? Martin Sinu korda. küsimusele. Mis küsimus nüüd jällegi on? Martin. Kas keegi ahistab sind ja kui ahistab ja kui ei ahista, kas see on hea, et ei ahista? Minu ahistas maksuamet, aga too on väga hää. Sest mulle meeldus selle, et massa ja see on jumalast hää, et tänu tuule, et maksuamet mind ahistas, saava, ma ei tea, latse rõivile ja haige saava terves ja nii, et ahistagu edasi. Aga sinu panus on ikkagi vähe. No see on lihtsalt Tallinna poolt kaetuna. Üksik inimese panus on vähe. Kuskil tuleb seda raha rohkem võtta. Ta on praegu puht matemaatiliselt võetanud teda vähe, aga emotsionaalselt on palju, see on küll õige. Et kui sa tunned, et sa oled andnud oma panuse kõgesid, tuleme aru, et tegelikult sa oled ega asja peale anda võib-olla 0,5 senti. Sa oled andnud. Ja see on õige. Ma tegelikult, jah, et tõsest küljest ta muidugi mängi massu teade, et massa nüüd 10 tonni manu ja nii edasi, siis see ahistas muidugi. Aga ma ei tea, teist ei saa, teine variant on kommunism, kus keski massa ja kõik võtva nii palju kui tahtva, kõik tegeva nii palju kui tahtva. Tere, Raul! Tahaks maru ilus, aga... Kas võib paar küsimust? Kui üks paari kaupa peab, siis võib, jah? Ja, et kuule, et meil on see asi, et me tulime siia Tallinnasse, sest Jüri Mõis kutsus. Et ta ütles, et tulge kõik Tallinnasse, et siin saate järjele. Mis sina arvad sellest, et kas see on mõistlik ettepanek? Tegelikult on nii, et kõik kellel... Ma arvan, et Jüri Mõisa suust on see igal juhul mõistlik ettepanek. Aga kas sa soovitaksid meil ka Tallinnasse tulla? Me oleme muidu Lõuna-Eestist, et... Mis sa arvad? Rasse oleks võib-olla asja aia. Küsimus on nagu selles, et selle kohta on ühel vene humoristil on niisugune hea nagu anekdoot vastu, et kõige parem on inimesel käia tööl, hommikul tööle ja õhtul koju. Ja inimene on õnnelik, õnne definitsioon, siis nii kaua, kuni ta sõidab hommikul tööle ja õhtul koju, eks ole, nii kaua ta ongi õnnelik, eks ole. Ja ma arvan, et ka selle Lõuna-Eestisse Tallinnasse tulekuga, ma arvan, et tasub tähendab selle teekonna pärast just nimelt, et see on kindlasti tore. Aga kas sa tahad ütelda, et ma olen õnnetu, sest ma tööta suurem peaaegu aast kotu? Ei, jumala eest, ma ei taha midagi öelda. Aga mul on vähemalt olemata oma show pluss, et mul on Kemps majast küllalt kaugel. See on hea, see teeb õnnelik. Et ütlesin, et ma olen Kempsu ja siis ma tulen tagasi tööle ja tuu teekond tegegi minu õnnelikust. Jah, väga õige. Aga Raul, kas Tallinnas on hea elada? No, nagu sa tead, ma ise Tallinnas ei ela. Tallinnaga elamas. Kuna mul on olemas fantaasia, eks ole, siis selle põhjal ma võin siiski... Tallinnas on hea elada siis, kui... sul meeldib shoppata, kui sul on palju raha, mille eest shoppata ja sul on edev inimene selles mõttes. Ma arvan, et see on tõsi. Jüri Mõisa on kindlasti Tallinnas hea elada. Aga mis arvad, kas Kontral oleks konkreetselt siin Kontral, kes on praegu õlut, et kas temal oleks Tallinnas hea elada? Ma arvan, et kui ta nagu selles mõttes üritaks karjääri teha mõnes sellises soliidsemas asutuses, selles mõttes küll, aga ma ei usu, et nagu sellisel luulelembelisel inimesel Tallinnas suurt midagi teha oleks, jah, ma pean kahjuks arvama. Ma kujuta ette, kuidas saaks Kontra teha midagi paremat sellest, et ta on Kontra. Jah, minu meelest Tallinna on nagu ajutiselt on päris tore elada, kui sa oled Lasnamäel tippühikan, kus on ainult põhiliselt oma venelase, sa käid Alvuajeen kaeman jalgpalli EM-i, kus mänguva seal Sloveenia ja Jugoslaavia, mis jääs lõpus 3-3 viiki.